Sünnipäevapidu muutub surmavaks varitsuseks ja see kõik jäädvustatakse kaamerasse. Ja nüüd tulistatakse Charlesi pihta ning näete, et ta on selle auto kõrval istmel, mis liigub ja üritab põgeneda. Prokurörid ütlevad, et see oli hästi organiseeritud mõrv, mis nende väitel poleks olnud võimalik ilma, et keegi oleks ohvri igat sammu jälginud. Et ta jälgis seda meest, vaatas teda, julgustas oma kaassüüdistatavaid nii tegude kui sõnadega ning aitas igal võimalikul moel. Ja siis pärast seda tegi ta kõik, mis võimalik, et kaitsta seda vandenõud. Kui on kostja kord oma pool esitada, väidab ta kindlalt, et on süütu. Kas teil oli mingit seost Charles Jonesi mõrvaga? Ei, mul ei olnud. Kas keegi rääkis teile midagi Charles Jonesi tapmise plaanist, kui te Tampasse läksite? Ei, nad ei rääkinud. Nüüd peab vandekohus otsustama, kas ta on lihtsalt hirmunud tüdruksõber, kes sattus olukorra keskele, või on ta surmava vandenõu kaasosaline. Meie vandekohus. Leiame esimese süüdistuspunkti osas järgmist. Tere tulemast saatesse Naised kurjategijad. Mina olen Elisabeth Milner. Vaata Spotify's. Kui sul on Spotify Premium, siis sa ei näe minu videos ühtegi Spotify reklaami. Jacksonville, Florida. Just seal kohtume selle nädala naiskurjategija Alicia Latoya Andrewsiga. Alicia sündis 9. veebruaril 2003. Väidetavalt on Jacksonville, Florida alati olnud tema kodu. Pärast keskkooli lõpetamist 2021 aasta suvel kohtab Alicia noormeest, kes talle silma jääb. Tema nimi on Isaiah Chance. Mida sa temast teadsid? Tal oli õde, kellega ma olin tuttav. Mitte väga lähedane, aga saime hästi läbi Orange'i keskkoolis. Okei. Ja kui te hakkasite kohtamas käima mais või pärast 2021 aasta maid, kui kaua see suhe kestis? See ei kestnud väga kaua. Me olime vahepeal koos ja siis jälle lahus. Alicia sõnul oli Isaiah kogu nende suhte vältel väga kontrolliv. Ta määras, milliseid riideid Alicia kandis ja mida ta sotsiaalmeedias postitas. Ja mõnel juhul ütleb Alicia, et Isaiah oli ka füüsiliselt vägivaldne. See oli nagu ta manipuleeriks minuga. Nagu ma tahtsin küll lahkuda, aga samas ei tahtnud ka. Ja ma mõtlen, et see tõesti ei saa sellest aru, kui sa ise selles olukorras pole olnud. See polegi nii lihtne kogu aeg lahkuda. Ja siis ma olen noor. Ja ta ütleb mulle, et tead, keegi ei taha sind. Keegi ei hakka sind tahtma. Ja ta teeb selliseid avaldusi. Ja siis ma lihtsalt nagu Okei, ma leppisin sellega. Nende kokku-lahku suhe kestab aastaid, kuid see muutub igaveseks 23. juunil 2024. Alicia ütleb, et tema poissõber Isaiah tahtis minna reisile Tampasse, Floridasse. Tampa on umbes 3-tunnise autosõidu kaugusel Jacksonville'ist lõuna poole. Ja Alicia ütleb, et ta tahtis temaga kaasa minna. Nad ei reisinud üksi. Isaiah tahtis kaasa võtta ka oma väikese venna. Tema nimi on Sean Gathright. Alicia, Isaiah ja Sean istuvad kõik autosse. Peal teevad nad peatuse bensiinijaamas ja ühe korterelamu kompleksi juures, kus nad kohtuvad 2 teise mehega, Davioniga ja Rashad Murphyga. Seltskond sõidab Tamposse ja jõuab oma eelnevalt broneeritud Airbnb korterisse umbes kell 20.00 samal õhtul. Alicia sõnul lahkuvad pärast Tamposse jõudmist Isaiah ja Sean, kuid ta ütleb, et tal pole aimugi, kuhu nad läksid. Ta jääb Airbnb'sse koos Rashad ja Davion Murphyga, kes on omavahel nõud. Kuid Alicia jaoks on need mehed sisuliselt võõrad. Kui Isaiah ja Sean tagasi tulevad, viib Isaiah Alicia linna peale välja. Nad käivad mitmes Tampa klubis, Teasers, Players Club ja Truth 18. Kui nad lahkuvad Truth 18-st, sõidab Isaiah parklasse ja palub Alicialt telefoni mõneks minutiks laenata. Kui nad ära sõidavad, ütleb Alicia, et kuuleb ehmatavat heli, midagi, mis kõlab nagu püssilasud, kuid tol hetkel ei pööra ta sellele eriti tähelepanu. Tema ja Isaiah suunduvad tagasi Airbnb'sse. Järgmisel päeval suunduvad nad tagasi Jacksonville'i. Samal õhtul on klub Tampas. Uudistes teatatakse tulistamisest kohalikus La Quinta hotellis. Politsei andmetel on mitu inimest saanud tulistamises vigastada. Nende seas Jacksonville'ist pärit räppar Julio Fulio, kelle päris nimi on Charles Jones. Julio Fulio on ainus, kelle vigastused osutuvad surmalaks. Ta kuulutatakse surnuks pärast haiglasse toimetamist. Nüüd uurivad Tampa võimud tema surma, mida käsitletakse mõrvana. Jacksonville'is meenutab Alicia, kuidas ta kuulis Julio Fulio surmast sotsiaalmeedias ja tema jaoks on midagi erilist selles, kus tulistamine aset leidis. Kas sa tundsid hotelli ära? Jah. Ja kui sa seda oma sotsiaalmeedias nägid, mida sa mõtlesid? Ma mõtlen, et ma olin segaduses. Ma mõtlesin, et ilmselt see ongi see, mida ma kuulsin. Julio Fulio on väidetavalt Jacksonville'is hästi tuntud ja mitte ainult oma muusika poolest. Politsei andmetel on Julio Fulio tuntud Six Block Gangi liige, mis on juba aastaid olnud surmavas vastasseisus rivaalitseva jõugu ATK-ga. See vaen ei toimunud mitte ainult tänavatel, vaid ka internetis.
Disslugude, Instagrami otseülekannete surnud sõprade üle pilkamise kaudu ning uurijad usuvad, et see digitaalne jälg võib sisaldada vihjeid selle kohta, kes soovis Julio Fulio surma. Nad hangivad valvekaamerate salvestisi, jälgivad mobiiltelefonide andmeid, uurivad sotsiaalmeedia postitusi ja hakkavad kaardistama kõiki, kes mõrva nädalavahetusel Jacksonville'ist Tampasse reisisid. Siis 27. juulil 2024 koputavad uurijad Isaiah Chance'i koduuksele. Käed üles! Käed üles! Hästi, Flow'i, kõnni minu poole! Lähme! Siia! Kõnni siia! Lähme! Sain! Jah, midagi natuke. Ei, hoia käed üleval ja tule minu poole! Ei, siia poole! Tule siia, poiss! Siia poole! Saad lähen surmava lasuga pihta! Tõsta käed üles ja kõnni minu poole! Tagane, hästi, mine põlvili! Pane käed selja taha, jää sinna, ära liigu! Isaiah Chance ei ole ainus inimene, keda politseinikud tulid arreteerima. Nad tahavad ka Aliciat. Tulge välja, teid arreteeritakse! Jacksonvilis on terroristide büroo. Ma tabasin selle pea uksel. Käed üles, tõstke käed üles! Tõstke käed üles, tulge minu poole! Jätkake kõndimist! Jätkake kõndimist! Jätkake kõndimist! Jätkake kõndimist! Nüüd pöörake ringi! Pange käed selja taha! Isaiah Chance ja Alicia Andrews arreteeritakse mõlemad ning neile esitatakse süüdistus esimese astme ettekavatsetud mõrvas tulirelvaga ning vandenõus sooritada esimese astme ettekavatsetud mõrv tulirelvaga. Uurijate sõnul on need süüdistused seotud Julio Fulio mõrvaga. Nemad ei ole ainsad arreteeritud. Umbes samal ajal panevad politseinikud Alicia ja Isaiah teises linna otsas raudu. Lisaks arreteerivad politseinikud Sean Gatraiti. Jõud! Ama autoks! Näita mulle oma käsi! See ei ole võimalik! See ei ole võimalik! Vaata eemale! Liigu mu hääle suunas tagasi! Jah, peatu kohe seal! Tõsta oma särk üles! Pööra! Tee täisring! Mis? Lihtsalt kuula meid! Me räägime sellest! Jätka! Jätka! Pööra! Nüüd kõnni tagasi mu hääle suunas! Tule edasi! Jätka tulemist! Jätka tulemist! Jätka tulemist! Jätka tulemist! Jätka tulemist! Jätka tulemist! Tule tagasi minu juurde! 18-aastane Sean Gatray arreteeritakse süüdistatuna esimese astme ettekavatsetud mõrvas tulirelvaga, olmes ettekavatsetud esimese astme mõrva katses tulirelvaga ning lisaks veel füüsiliste tõendite rikkumises. Kõiki kolme hoitakse Duvali maakonna vanglas, oodates väljaandmist Tampasse, Floridasse. Kuid avalikkus ei saa nende arreteerimisest kohe teada. 2 päeva hoiavad uurijad üksikasju rangelt saladuses, jätkates kõigi nende jälitamist, keda nad usuvad olevat seotud Charles Jones'i ehk Julio Fulio mõrvaga. 29. juulil 2024 peavad Tampa politseiülem Lee Burko ja Jacksonville'i sheriff T.K. Voters ühispressikonverentsi Floridas, Tampas. Nad teatasid Alicia Andreusi, Isaiah Chance'i ja Sean Gatraiti vahistamisest, kuid nad rõhutasid ka, et uurimine pole kaugeltki lõppenud. 2 kahtlusalust on endiselt põgenemas. Veidi rohkem kui 6 aega tagasi reisis grupp isikuid, kelle eesmärgiks oli ettekavatsetud mõrv Jacksonville'is Tampasse, et sooritada meie linnas jõhker kuritegu. Ma ütlesin tol ajal, et me teeme vahistamisi ja toome selles juhtumis õiguse kõigile ohvritele, sealhulgas Charles Jones'i emale, kes reisis täna hommikul Jacksonville'ist siia, et olla selle teadaande juures kohal. Chance, Andrews ja Gatraiti vahistati nädalavahetusel Jacksonville'is. Davian Murphy ja Rashard Murphy on endiselt õiguse eest põgenemas ning me teeme tihedat koostööd Jacksonville'i šeriffi büroo ja USA marssalitega, et nad tabada. Tampa politseiülema Lee Burkowitz sõnul mängisid kõik 5 kahtlusalust mingit rolli. 2 saadeti Julio Fulio jälitama, samal ajal kui ülejäänud 3 olid väidetavad tulistajad.
Jones oli linnas tähistades oma sünnipäeva ja postitas sellel ööl mitu korda oma asukohti sotsiaalmeediasse. Järelevalvekaamerate video oli selles uurimises ülioluline, kuna kahtlusaluseid nähti videol Jonesi ühest kohast teise jälitamas. See näitab, kui kaugele need isikud olid valmis minema ja mida nad olid valmis tegema, et see mõrv aset leiaks. Kell 4:15 hommikul hakkas Jones suunduma McKinley tänaval asuvasse hotelli. Üks kahtlusaluste sõidukitest on nähtav ohvrit jälitamas. Kuid selle asemel, et neid parklasse järgida, jäävad nad üle tee ootama. Kell 4:38 väljuvad 3 tulistajat sõidukist ja liiguvad hotelli suunas. Nad tapsid Jonesi püstoli ja 2 vintpüssiga. See kuulirahe tabas ka veel 3 ohvrit, kes imekombel sellest juhtumist ellu jäid. Ametnikud näitasid valvekaamera salvestist, mis jäädvustas šokeerivad hetked, kui relvastatud mees saabus Julio Fulio hotelli parklasse. Tulistajad võtavad sisse positsioonid oma planeeritud mõrvaks. Ja nad tulistavad nüüd Charlesi pihta ning näete, et ta on selle auto kõrval istmel, mis liigub ja üritab põgeneda. Ja nad tulistavad teda endiselt. Ta on selle sõiduki parempoolsel esiistmel. Sellest videost on selgelt näha, mida nad kavatsesid teha ja mida nad olid plaaninud. Uurimine näitas hiljem, et 3 relvastatud tulistajat olid Sean Cartwright, Rashard Murphy ja Davion Murphy. Ülem Burkhoff ütleb, et detektiivid panid juhtumi kokku kasutades numbrimärgi lugejaid, sündmuskohalt pärit valvekaamera salvestisi ja mobiiltelefonide andmeid. Need tõendid aitasid neid sõidukeid jälgida, mis lõpuks viisid kahtlusalusteni. Seejärel avaldasid uurijad, mis nende arvates oli tapmise motiiviks. Pikaajaline vaen jõukude vahel. Detektiivid usuvad, et ATK ja 1200 tegutsesid koos, et sihtida Jonesi osana Jacksonvillis kestvast vaenust. Ma tahan anda selge sõnumi kõigile. Tampa linn ei ole koht, kuhu tulla vaidlusi lahendama. Teid võetakse vastutusele. Teid arreteeritakse ja teid antakse kohtu alla nii karmilt kui võimalik. Lisaks, kui olete jõugu liige, siis vaikuse vande all pole mingit oletatavat puutumatust, sest meie detektiivid leiavad tõendid, mis on vajalikud arreteerimiseks ja kõigi vastutusele võtmiseks. Uurijad avalikustavad, et Isaiah Chance on registreeritud ATK liige, mis tähendab Aces Top Killers. Rashard Murphy on registreeritud 1200 jõugu liige ja uurijate sõnul on tema nõbu Davion Murphy registreeritud 1200 jõugukaaslane. Ametnikud ei ütle kunagi selgelt, kas Alicia Andrus või Sean Cartwright on ametlikud jõuguliikmed, kuid nad teevad selgeks, et kõik kahtlusalused võetakse vastutusele, olenemata sellest, kas neid süüdistatakse päästiku vajutamises või mitte. 5 inimest on siiski mõrvas süüdistatud. Nende 5 süüdistatava vahelise planeerimise ja koordineerimise tase oli tõeliselt murettekitav. On selge, et neil kõigil oli üks eesmärk Tamposse tulekuks ja see oli tappa. Ja ärgem unustagem fakti, et igas mõrvajuhtumis on süütud ohvrid, need lähedased, kes jäävad maha. Tema fännid tundsid teda kui Julio Fulio, aga tema ema jaoks on ta Charles. Päev pärast ametnike pressikonverentsi arreteeritakse Rashard Murphy. Jacksonville'i šerifi büroo postitatud videos on näha, kuidas korrakaitsjad, sealhulgas SWAT-i üksused, ümbritsevad kohalikku korterelamut, kus ta väidetavalt varjas end. Rashard annab lõpuks alla, kuid tema nõbu Davionit pole endiselt kusagil leida. Davion Murphy leitakse korrakaitsjate poolt alles 2025 aasta jaanuaris pärast 6-kuulist põgenemist. Jacksonville'i šerifi büroo andmetel arreteerib 27-aastase Davion Murphy šerifi büroo jõugude üksus ja USA marssalid pärast seda, kui ta leitakse Jacksonville'is asuvast korterikompleksist peidus olevana. Kõik 5 süüdistatavat toimetatakse välja Tampa linna Floridasse ning neid hoitakse kohtuprotsessi ootel Hillsboro maakonna vanglas. Alicia Andrews pidi olema esimene kõigist 5, kelle kohtuprotsess algab 2025 aasta jaanuaris. Kaitse esitas taotluse loobuda õigusest kiirele kohtuprotsessile, sest Alicia ootab isa ja last. Oma taotluses väitsid tema advokaadid väidetavalt, et tema tähtaeg on 16 veebruar 2025. Ta sünnitab. Siis, mitu kuud hiljem, 2025 aasta oktoobri lõpus, läheb Alicia lõpuks kohtu alla. Prokuratuuri teooria kohaselt ei läinud Alicia Tampasse lihtsalt sellepärast, et ta oli niisama kaasas.
prokurörid väidavad, et aitas enne tulistamist ohvri üles leida ning andis hiljem politseile eksitavaid ütlusi. Tõendid näitavad, et ta annab politseile valeütlusi korduvalt. Tõendid näitavad, et ta valetab neile selles ülekuulamises ikka ja jälle. Ta valetab oma teadmistest nende jõukude kohta. Ta valetab oma teadmistest selle kohta, kes on Julio Fulio. Ja te näete tõenditest, et ta mitte ainult ei tea, kes ta on, vaid ta on teadnud seda juba aastaid. Tal on tema vastu vaenulikkus. Te näete seda tõenditest. Aga ta valetab lihtsate faktide kohta, mida on lihtne ümber lükata. Nimelt valetab ta selle mehe tundmise kohta. Sean Cartwright, see inimene, kelle majast ta lahkus, et tulla Tampasse. See inimene, kes juhtis Chevy Impalat, millest ta istus peaaegu 3,5 tundi, sõites 22. kuupäeval Tampasse. See inimene, kes oli tema poissõbra Isaiah Chance'i parim sõber, talle on seda fotot näidatud. Ma ei tea, kes see on. Ma ei tea, kes see on. Ja te näete tõenditest, et need valed on ükskõiksed valed. Me toome selle siia kohtusaali, et kõik näeksid, et kõik teaksid selle kurja, salakavalat ja mõrvarlikku loomust. See paljastatakse ja sellel süüdistataval ei ole ühtegi maski, millega end süüdistuse tõendite eest varjata. Tõde selles asjas, tõde saab olema selge, täiesti selge, pärast riigi poole esitluse lõppu. Ükski Uberi juht ei oota, et viia Preili Andrewsi minema, kui teda süüdi mõistate, et ta teie otsusest pääseks. Süüdi vandenõus nende 4 mehega. Ja süüdi esimese astme mõrvas kui peamine toimepanija. Ja inimesed, osariigi tõendid panevad igaühe teist sügaval südames teadma, et see on tõde, et ta sepitses kaasa selles kurjas ja põlastusväärselt õelas külmaverelises mõrvas. Et ta jälgis seda meest, vaatas teda, julgustas oma kaassüüdistatavaid oma tegude ja sõnadega, püüdis leida öömaja, et ta aitas igal võimalikul moel. Ja siis pärast seda tegi ta kõik, mis võimalik, et kaitsta seda vandenõud. Kaitse võtab hoopis teistsuguse seisukoha. Nad väidavad, et Alicial polnud aimugi, et tema poissõber ja tema kaassüüdistatavad kavatsesid väidetavalt tappa Julio Fulio. Nädalavahetusel tapeti Charles Jones. Alicia Andrus oli nädalavahetusel reisil koos oma poissõbraga. Ainult ühe eesmärgiga, olla koos oma poissõbraga. Teiseks, Alicia Andrus ei kuulu ühtegi jõuku. Kolmandaks, välja arvatud oma poissõber, ei tundnud Alicia Andrus ühtegi neist meestest selles grupis. Ja ükski neist meestest ei tundnud Alicia Andrusi. Tegelikult, kui seal oleks olnud mingi vandenõu, siis Alicia Andrus ei olnud sellest teadlik, sest ta ei kuulunud sellesse gruppi. Alicia Andrus ei teadnud, et need mehed kavatsesid mõrva toime panna. Ei, mitte ühtegi tõendit välja arvatud see, et Alicia Andrus tuli Tampasse oma poissõbra juurde. Kogu grupp, kõik grupis, muutsid oma telefonid jälitamatuks, välja arvatud Alicia Andrus. Kõik nad kandsid täiesti musta riietust. See ei ole ainult Andrus. Kui prokuratuuril on õigus, siis kõik nad läksid Airbnb tagauksest sisse. Mitte Alicia Andrus. Kõik nad tõid relvad kaasa. Peole, välja arvatud Alicia Andrus. See oli kogu aeg Alicia Andrus, kellel oli üks eesmärk ja ainult üks. See oli olla oma poissõbraga, mitte kunagi nende poiste grupis, kes vandenõusid pidasid Charles Jonesi tapmiseks. Te saate teada, et Alicia Andrus ei teadnud sellest absoluutselt midagi.
et need 4 poissi pidasid vandenõu Charles Jonesi tapmiseks. Ja põhjus, miks tal polnud teadmist, on see, et ta ei kuulunud sellesse gruppi. Ta polnud kunagi asjaga kursis, sest ta polnud kunagi selles grupis. Kuigi Alicia eitab igasuguseid sidemeid jõukudega, kuuleb vandekohus tema lähedaselt inimeselt, sõbralt, kes astub üles riigitunnistajana. Seda sõpra ei tuvastata avalikult ega näidata kaameral, kuid oma tunnistuses ütleb ta, et Alicia on varem maininud, et Isaial on sidemed Jacksonville'i jõuguga. Kas mina, Alicia Andrus, olen sulle kunagi maininud, et Isaiah Chance kuulus jõuku? Ta mainis, et liikusid kuulujutud, et ta oli jõugus. Ja millal ta seda mainis? Millal see vestlus toimus? Kas see oli enne 2024. aasta juunit? See oli enne 24. aasta juunit, aga ma ei saa sulle täpset kuupäeva öelda. Kas sa mäletad, mis jõuk see oli? Ma usun, et see oli NHG. Olgu, ja kas see on jõuk Jacksonville'is, Floridas? Jah, on küll. Ja elades ise Jacksonville'is, Floridas, oled sa kursis räppariga nimega Julio Fulio Charles Jones, kes on selle juhtumi ohver? Kas see on õige? See on õige. Ja see on nimi, mis on sulle tuttav juba väga pikka aega. Kas see on õige? See on õige. Alicia sõbra sõnul nägid nad juba keskkoolis Jacksonville'is käimas olevate jõugusõdade mõju. Ja see võis mõjutada ka seda, kuidas Alicia ohvrit Charles Jonesi ehk Julio Fuliot nägi. Lähme selle juurde tagasi, kui ta sulle sõnumi saatis. Oota korraks, sest ma arvan, et Fulio räägib Teresest ja oma sõpradest. LMAO. Mulle ta ei meeldi. Millest ta selles konkreetses lauses räägib? Fulio räägib Tereses sotsiaalmeedias. Sotsiaalmeedias. Ja siis ta ütleb, et ma püüan otsi kokku viia. Ja siis ta ütleb sulle, et see on siiski Fulio. Ta värbab hulga rumalaid, kes on valmis surema. Kas see oli see, mida sa talle vastasid? Ja. Ja mida sa mõtled sellega, et ta värbab hulga inimesi? Noh, see oli midagi, mis oli linnas teada ja kõik rääkisid sellest. Ma ei olnud ainus, kes seda ütles. Paljud inimesed selles linnas on öelnud, et ta värbab palju inimesi surema, mis tähendab, et tal on palju inimesi, kes tulevad tema järel, valmis oma elu tema nimel ohtu seadma. Ja ta on ikka veel vaba, elus ja elab oma elu. Ja ta on osa Six Blockist, eks? Õige. Ja kuidas Terese tunneb Fuliot? Nad olid kunagi samas grupis ja siis läksid lahku. Six Block! Noh, 6 plokis on palju rahvast, nii et võib öelda küll, jah, ta oli 6 ploki poolt. Kohtuprotsessi 7. päevaks võtab süüdistuse juhtum uue pöörde, kui detektiiv Juan Ramosit ristküsitleb Alicia advokaat. Ristküsitluse käigus tunnistab detektiiv, et Alicia kohta pole eriti palju tõendeid. Tere hommikust, detektiiv Ramos. Tere hommikust, härra. Olgu. Seega puuduvad igasugused tõendid selle kohta, et Alicia Andrus oleks Airbnb-d broneerides teadnud mingist mõrvaplaanist Julio Fulio tapmiseks. Kas see on õige? See on pigem oletus. Ta võib vastata, kui ta teab. Sel ajal, kui ta seda reedel broneerib, kas sa täpsustad või mitte? Et ta saadab sel ajal Instagramis sellele inimesele sõnumi. Ma ei saa öelda, mis tema peas toimus täpselt sel hetkel, kui ta seda sõnumit saatis. Olgu, kusagil ei ole Alicia Andrusi ülestunnistuskirja, et ta teadis mõnest mõrvaplaanist. Kas see on õige? Õige, härra. Tema telefonis ei ole ühtegi süüstavat sõnumit, mis ütleks, et ta teadis mõrvaplaanist tappa Julio Fulio Charles Jonesi. Kas see on õige? Ei, mitte üksikasjalikult. Hästi. Kui sa ütled üksikasjalikult, siis ei. Kas tema telefonis on mõni vähem üksikasjalik või üldisem sõnum, mis viitab sellele, et ta teadis vandenõust tappa Julio Fulio Charles Jones? Ma olen teadlik sõnumitest, kus ta soovis ohvrile härra Jonesile surma. Kas neil sõnumitel, mis saadeti 4 aastat enne mõrva, on mingeid viiteid sellele, et ta teadis, et Charles Jones sureb 2024. aasta juuni 23. kuupäeval? EI. Ja teil ei ole mingit kindlat viisi teada saada, kas ta teadis, et Charles Jones tapetakse, eks? Võttes arvesse kogu juhtumi tõendeid, jah. Tõendid viitaksid sellele, et tal oli teadmine kuriteos osalemisest. Tema osalemisest.
nii et teie tänane ütlus on, et on olemas tõendeid. Ma arvan, et kõiki tõendid arvesse võttes teate, et Alicia Andrews teadis kindlalt, et Charles Jones sureb. Jällegi, peale üksikasjaliku ülestunnistuse ei ole ühtegi konkreetset tõendit, mis ütleks mulle, mis kellegi peas toimub. Seega on siin tegemist järelduse või loogilise tuletusega, mis põhineb kõigil selle juhtumi raames kogutud tõenditel. Nii et te teete järeldusi? See on tõend. Pärast detektiiv Ramosi ütlusi lõpetab prokuratuur oma esitluse ja juhtum antakse üle kaitsele. Esimest korda pärast oma arreteerimist otsustab Alicia Andrus rääkida oma loo, astudes ise kohtupinki enda kaitseks. Hästi, Preili Andrus, teid süüdistatakse 2 punktis. Üks on esimese astme mõrv ja teine on vandenõu esimese astme mõrva toimepanemiseks. Kas te teadsite, et Charles Jones pidi surema 24. aasta 23. juunil? Ei, ma ei teadnud seda. Kas teil oli mingit seost Charles Jonesi mõrvaga? Ei, mul ei olnud. Kas keegi rääkis teile midagi Charles Jonesi tapmise plaanist, kui te Tampasse läksite? Ei, nad ei rääkinud. Süüdistus väidab, et Alicia ja Isaiah jälitasid Julio Fuliot 24. aasta 23. juunil. Teda on turvakaamera salvestisel koos Isaiaga mitmes Tampa ööklubis nägu kaetud COVID-maskiga. Aga Alicia ütleb, et tal oli konkreetne põhjus maski kandmiseks. Ma olin tollal rase, nii et ma ei tahtnud suitsurõhna tunda ja tahtsin vältida terviseprobleeme. Kas sa kandsid maski selleks, et oma isikut varjata? Ei. Raportite kohaselt on Alicia rääkinud sarnast lugu. Politsei ülekuulamisel olevat ta öelnud, et kandis klubis maski, kuna muretses oma sündimata lapse pärast. Kas sa läksid pärast seda kuhugi mujale? Jah. Kuhu sa siis edasi läksid? Tõde 18. Kas sa tol ajal teadsid nime Tõde 18? Ei. Kas sa teadsid, kes seal kohal on? Ei. Kas sa palusid Isaiah Chansi minna Tõde 18-le? Ei, tema valis selle. Kas ta küsis sinult luba sinna minna? Ei. Kui jõuad Tõde 18 juurde, mida sa siis teed? Me istume seal kõigepealt, siis läheme välja. Ta lihtsalt hakkab kõndima. Tal on endiselt minu telefon, nii et ma lihtsalt lähen talle järele. Kas sa tead, kas ta räägib kellegagi, kui ta on sinu telefoniga? Jah. Mis ka sa tead, millist rakendust ta kasutab inimestega suhtlemiseks? Ei, tollal ma ei teadnud. Kas sa tead, kas ta räägib FaceTime'is kellegagi? Ma usun, et see oli tol korral seal klubis FaceTime'i kõne. Cash Truth 18-is? Jah. Alicia ütleb, et pärast seda, kui tema ja Isaiah lahkusid klubis Truth 18, sõitis Isaiah Lõuna-Florida ülikooli parklasse. Ta väljus autost ja helistas tema telefoniga. Kui ta seda tegi, kas sa arvasid, et see oli kummaline? Jah. Kas sa teadsid tol hetkel, et ta võib-olla üritab kedagi tappa? Ei, ma ei teadnud. Kas ta ütles sulle seda? Ei. Kui ta autost välja hüppab, kui kaua ta siis autost väljas on? Ma arvan, et see oli umbes paar minutit. See polnud väga pikk ring. Alicia annab tunnistust, kui Isaiah on tagasi autos. Ta ei teadnud, mida talle öelda. Siis äkitselt hakkab ta sõitma ebakorrapäraselt, isegi sõidab läbi punase tule. Kuule, mis su peas toimus? Miks ta nii hullult sõidab? Kas sa ütlesid talle sel hetkel midagi? Jah, ma ütlesin umbes nii. Kuhu sa lähed? Kas sa vaatasid teda? Jah. Ja mida ta tegi? Ta lihtsalt hoidis telefoni käes ja sõitis. Kas ta rääkis kellegagi? Ei. Miks ta siis telefoni üles hoidis? Ma arvan, et ta vaatas midagi sõnumitest. Kas sa tol hetkel teadsid, mida ta teeb? Ei. Kas sa teadsid, kuhu ta läheb? Ei. Kas ta ütles sulle, et sa kellelgi silma peal hoiaksid? Ei, ta ei öelnud. Kas ta ütles sulle, et sa selgitaksid välja, kus Julio Fuli oli? Ei, ta ei öelnud mulle seda kunagi. Hästi. Ja kui kaua sa seal parklas sees oled? See oli väga kiire. Ta lihtsalt pööras ümber hästi. Kas tema tuli autost välja ja rääkis kellegagi? Ei. Kas sina tulid autost välja ja rääkisid kellegagi? Ei. Ja mis siis juhtub, kui sa sealt parklast lahkud? Ta sõidab umbes 2 tänava kaugusele. No, okei. Kas sa kuuled midagi? Jaa, ma kuulsin laske. Hästi. Räägi mulle neist laskudest, mida sa kuulsid.
Meid oli nagu palju ja ma vaatasin teda suu lahti, nagu kas sa kuulsid seda, aga ta ei pööranud mulle eriti tähelepanu. Ta oli nagu, mis, nii et ma ei öelnud midagi. Mis juhtus pärast seda? Ta ootab natuke, siis sõidab tagasi Airbnb-sse. Olgu, mis sel hetkel sinu peas toimub? Ma kuulsin palju laske, nii et ma ei teadnud, mis toimus. Keegi lasi õhku, kellegi pihta tulistati, ma ei teadnud. Kas sa teadsid, et keegi suri? Ei. Alicia annab tunnistus pärast seda, kui nad olid Airbnb-sse tagasi jõudnud. Ta ütleb, et märkas, et kõik käitusid imelikult. Ja kui sa sisse läksid, mida sa nägid neid tegemas? Ma mõtlen, nad lihtsalt istusid niisama. Üks oli diivanil, üks istus söögilaua taga, ma arvan. Ja nad lihtsalt istusid seal, nägid väsilud välja, nad haisesid. Ma lihtsalt läksin üles korrusele. Ogu! Kas sa nägid relvi, kui sa sisse läksid? Ei, ma ei näinud. Kas sa nägid üldse mingid vintpüsse midagi? Ei, hästi. Nad jõudsid majja enne sind? Jah. Kui sa üles läksid, mida sa tegid? Ma vaetasin riided ja läksin tagasi voodisse. Järgmisel päeval sõitsid tema ja Isaiah Uberiga tagasi Jacksonville'i, sest Sean, kes nad sinna viis, pidi mujale minema. Kas sa jõudsid samal päeval Jacksonville'i tagasi? Jah. Ja mis edasi saab? Me tuleme autost välja, ma lihtsalt istun tema autosse ja siis viita Rashadi pärast selle kuti, kes oli tagaistmel, tagasi sinna, kus ta oli. Olgu, kas Uberi juht aitas teid kottidega? Jah. Kas tol päeval, päev pärast seda, kui käisite nende sööklubides, kas te käisite üldse sotsiaalmeedias? Ma käisin seal, aga ma ei teinud midagi. Kas te nägite sotsiaalmeedias midagi? Jah, TikTokid. See oli seal, ma olin Instagramis. Hästi. Ja kas sa nägid, et Charles Jones, Julio Fulio, oli surnud? Jah, TikTokis. Ja mida sa nägid, kui sa mäletad? Ma arvan, et inimesed olid väljas ja filmisid hotelli. Hästi. Kas sa tundsid hotelli ära? Jah. Ja kui sa seda oma sotsiaalmeedias nägid, mida sa mõtlesid? Ma mõtlen, et ma olin segaduses. Ma mõtlesin, et see on ilmselt see, mida ma kuulsin, aga... Hästi. Ja kas sa küsisid Isaiah käest selle kohta? Ma ei küsinud temalt otseselt, aga ma näitasin talle videot. Ja mis juhtus? Ta oli nagu, wow, ja kelle lehel see oli? Kas ta ütles sulle sel hetkel midagi selle kohta, et ta oleks millegagi seotud? Ei, ta ei öelnud. Kas sa arvasid, et on imelik, et sa selles piirkonnas olid? Jah, hästi. Teatud hetkel. Kas sa arvad, et need inimesed, kes seal olid, kes olid Airbnb-s, olid sellega kuidagi seotud? Ma mõtlen, tol hetkel ma võiksin öelda, et nad käitusid veidrad, aga ma ei arvanud, et nad teaksid midagi. Ma ei tunne neid isiklikult, et öelda, nad on mõrvarid. Ma lihtsalt ei tea. Alicia ütleb, et esimene kord, kui detektiivid temaga rääkisid, oli tema ülekuulamise ajal ja ta tundis kiiresti survet, kui uurijad temalt vastuseid nõudsid. Kas sa tundsid selles ülekuulamisruumis olles mingit survet? Alguses mitte, aga hiljem küll. Miks? Ma mõtlen, ta rääkis minust üle ja karjus ja ma tundsin, et olin lihtsalt kahe mehe vahele surutud. Kas detektiiv, kas ta oli sinu poole kummargi? Jah. Kas sinu arvates ta ähvardas sind? Jah. Milliseid ähvardusi ta sulle tegi? Ta ütles, et ma ei näe kunagi oma last, ma veedan elu vangas. Ta ütles, et sa ei saa enam kunagi välja minna, ei saa teha oma küüsi, juukseid, midagi sellist. Ta ütles igasuguseid asju. Kui ta küsib sinult seda küsimust korduvalt, siis sa saad aru, mida ta sinult küsib. Jah. Kas ta aksepteerib seda, mida sa ütled? Ei. Kas on... Küsimus. Kui ta ei nõustu sellega, mida sa ütled, kas sa muutud tema peale ärritunuks? Jah. Kas sa näitad seda frustratsiooni välja? Ei, ma teen pigem midagi sellist. Tunnistaja jää. Ära lahku tunnistaja juurest. Palun esitage oma küsimus uuesti. Kas sa näitad pettumust? Ei, ma lihtsalt naeran närviliselt. Kas ta oli sinu sees? Jah, olin küll. Ma oli sees, okei. Kas tema tegi seda? Tunnistaja süüme on. Ma ei tea, kas te küsisite temalt seda, sest mina ei tea.
Miks sa ütlesid? Kas te küsisite temalt seda? Kes on tema? Isaiah. Miks sa seda ütlesid? Sest ma mõtlen, see puudutab teda, mine küsi temalt. Kui Alicia on prokuratuuri ristküsitlusel, tõuseb pingeline õhkkond. Sa ei tundunud selles intervjuus hirmul olevat. Kas sa olid intervjuus hirmul või mitte? Ma olin küll, aga ma sain enda kasti aga. Okei, sa ei kartnud Isai Chance'i. Ei, ta pole sealgi. Miks ma siis peaksin kartma? Noh, siis ma ei saa aru. Kas sa kartsid nende nimesid välja anda, sest sa kardad neid? Sa kardad Isaiah Chance'i, Davion Murphyt ja Rashad Murphyt? Või kaitsed sa neid selles intervjuus? Ma ei ütleks, et ma teen midagi sellist. Ma mõtlen, sa saad aru, et see puudutab Jouku. Ma olen naine. Ma ei taha olla selle keskel. Seepärast ma ei vastanudki. Ja ma ei tea kindlalt, kas sa tol ajal midagi tegid, nii et ma ei öelnud midagi. Alicia väidab, et tema ja Isaiah nautisid ööelu, kuid prokurörid juhivad tähelepanu sellele, et nad ei viibinud üheski klubis eriti kaua ja ei paistnud olevat selleks puhuks riietatud. Ja sel veel päeval, kui te kahekesi lähete klubisse, sest see on ju eesmärk, eks klubisse minna, eks, välja minna ja lõbutseda. Ma mõtlen, see oli üsna viimasel hetkel, nii et jah. Kas sa nägid, mida ta kandis? Ta kandis seda, nagu oleks juuni tempas, eks? Jah. Tal oli seljas hall kapuutsiga dressipluus. Kapuuts oli täiesti peas ja ees oli COVID-mask. Olgu. Et minna klubisse jutsema. Jah, sa tegelikult ei käi eriti väljas, nii et ma ei tea, mida ta tavaliselt kannaks. Ja mida sina kandsid? Ma panin vist teksajaki selga. Mul olid sinised püksid ja tavaline särk. Kas sa tavaliselt lähedki nii välja, kui lähed linna peale klubisse? Ei, muidugi mitte. Alguses, kui ma kohale jõudsin, oli mul kleit seljas. Aga kui ma sain aru, et teised inimesed on seal, võtsin selle ära. Nii et see, mida sa mu seljas näed, on see, mis mul McDonaldsisse minnes seljas oli. Ja me jäime autosse. Ma ei käinud riideid vahetamas. Ma lihtsalt jätsin selga selle, mis mul juba oli. Pärast Alicia Andrewsi pingelist aega tunnistaja pingil lõpetab kaitse oma juhtumi esitamise, valmistades mõlemad pooled ette lõppargumentide esitamiseks vandekohtule. Nad on seal ühe eesmärgiga, et näha ohvrit. Ja video näitab seda. Pole kahtlustki, et just see juhtus. Ta kõnnib temast kogu aeg vähem kui jala kaugusel, kui ta nende telefoniga räägib. On raske uskuda, et ta ei kuulnud iga viimastki sõna, mida ta ütles. Ja ta ei ole šokeeritud. Ta ei püüa temast eemale grindida ja ta pole kindlasti üllatunud, sest ta teadis seda. Kõik vestlused vandenõust toimusid ammu enne seda kuupäeva, mille me selle vandenõu süüdistuses uupäevana märkisime. Ja see juhtus. Sa tead oma talupoja mõistusega, et sellest räägiti paljudes kohtades, paljudel aegadel ja paljudes erinevates paikades, mida me pole kunagi väitnud ja mida me ei saa teile kunagi esitada. Sest vastuväide lükati tagasi. Jätkake. Kostja ei tunnista kunagi üles, mida ta tegi. Kuid oma lõppsõnades väidab kaitse, et puudub tõend selle kohta, et Alicia oleks olnud teadlik mõrva vandenõust. Pole tõendeid, et Alicia Andrews oleks kavatsenud Charles Jones'i tappa. Pole tõendeid, et ta oleks ühegi neist isikutest vandenõus osalenud. Alicia Andrewsel olid sõnumid, mis ulatusid aastate taha. Ja neil on need olemas. 1000 sõnumid. Need ulatuvad tagasi aastaste 2021. Tagasi aega, kui ta oli veel keskkoolis ja rääkis oma parima sõbraga 17-aastaselt. Nad läksid täiesti tagasi. Ja parim, mida nad suutsid leida, on see, et Alicia Andrews, kui ta oli 21 ja 17-aastasena ütles oma parimale sõbrale, et ta arvas, et Charles Jones on inetu ja et ta peaks surema. Ja miks ta ütles, et ta peaks surema? Charles Jones, nagu te kõik kuulsite, oli inimene, kes tekitas Jacksonville'is palju segadust. Kas see tähendab, et ta tahab teda surnuna näha? Kas see tähendab, et ta kavatses teda tegelikult tappa? Ta kujundas selle mõtte oma peas 17-aastaselt, et ühel päeval koguneb ta koos 4 inimesega, läheb Tampasse ja tapab ta. Ei, see ei tähenda seda. See on humal kommentaar väga noores eas. Alicia Andrews seisab silmitsi esimese astme mõrvaga, kuid pärast peaaegu 4-tunnist arutelu jõuab žürii lõpuks teistsuguse otsuseni.
meie žürii leiame esimese süüdistuspunkti osas, et süüdistatav on süüdi tapmises, mis on kergem kuritegu. Meie žürii leiame teise süüdistuspunkti osas, et süüdistatav ei ole süüdi. Kuna žürii mõistis Alicia süüdi kergemas tapmissüüdistuses, ei ähvarda teda enam eluaegne vangistus. Ta hoidakse siiski vanglas kuni karistuse määramiseni, kuid see peatatakse, kuni tema advokaadid esitavad apellatsiooni, väites, et kohtunik Michelle Sisko oli kaitse suhtes erapoolik. Kohtudokumentide kohaselt, tsiteerin, on kohtunik Sisko kogu protsessi vältel ilmutanud selget vaenulikkust kaitse suhtes, katkestades korduvalt kaitse sõnavõtte, keeldudes nõupidamistest ning nähtavalt suunates prokuratuuri tunnistajate ülekuulamisel. Kaitse väidab, et see käitumine oli ilmne ka kohtuvaatlejatele, kes jälgisid kohtuprotsessi YouTube'is. Oma avalduses lisavad need väidetavalt mitmeid kasutajate kommentaare kohtuniku oletatava erapoolikuse kohta. 26. aasta jaanuaris nõuab teise ringkonna apellatsioonikohus, et kohtunik Michelle Sisko eemaldataks sellest juhtumist viivitamatult. Ja kohtunik Kimberly Fernandez nimetatakse Alicia juhtumi uueks eesistuvaks kohtunikuks. Kui Alicia ootab karistuse määramist, siis tema endised kaassüüdistatavad Isaiah Chance, Sean Gathright, Davion Murphy ja Rashad Murphy mõistetakse kõik koos kohtu alla 26. aasta aprillis. Kõik nad tahtsid, et Charles Jones oleks surnud ja kõik tegid midagi, et kaasa aidata. Kõik osalesid. Kõigil neil oli oma roll. Ja kõik nad on süüdi esimese astme ettekavatsetud mõrvas kaastäide viijatena. Ja see juhtum, see kuritegu, rohkem kui ükski teine tegur on vaieldamatu tõend, et nad on 1200 ja et nad on ATK. Ja see jõugu raskendav asjaolu kehtib Isaiah Chance'i, Rashad Murphy ja Davion Murphy kohta. Et need kuriteod pandi toime jõugu huvides. Kuidas saab üldse kahtlust olla? Sa nägid neid videoid, mis postitati päev pärast seda, kui Charles Jones tapeti. Mäng on läbi. Lihtsalt tee seda. Kõik võtavad au Six Blocki tapmise eest. See oli suurim mahavõtmine, mida 1200 ja ATK oleksid saanud teha. Ja on olemas räpi video, kus öeldakse, mäng läbi, sa ei taha sõda. Iga kaitseadvokaat esitab oma kliendi eest oma enda argumendid. Isaiah Chance'i puhul väidab tema advokaat, et tema vastu esitatud tõendid on parimal juhul kaudsed. Prokuratuur tuli ja ütles meile, et saab olema üks pilt, selge pilt, millest nad kavatsevad teile rääkida. Vandenõu, jõugusõda, 3 tapjat ja jälitusmeeskond. Kõik koordineeritud, kõik distsiplineeritud. Ja see viitas muu hulgas ka Isaiah Chance'ile. Te olete nüüdseks näinud kõike, mis prokuratuuril on. Kõiki tunnistajaid, kõiki tõendeid, kõiki eksponaate. Nad paluvad teil endalt küsida üks küsimus minu lõppsõna ajal, prokuratuuri lõppsõna ajal. Ja siis, kui te olete tagasi ruumis otsust tegemas. Prokuratuur tõestas kahtlusteta tegelike tõenditega, mitte oletustega, et Isaiah Chance teadis, et mõrva plaanitakse, nõustus selles osalema ja astus samme selle mõrva elluviimiseks. Või tahavad nad, et te spekuleeriksite end süüdimõistva otsuseni? Jällegi, puuduvad tõendid, et Isaiah Chance oleks midagi teinud selleks, et jõugu kaudu endale kasu saada. Tõendeid ei ole. Nad kutsuvad teda härra, ütlevad, et ta on härra rikast sõjast, sest ta saab selle eest kuidagi tasu. Nad pole midagi sellest tõestanud. Nad lihtsalt pole seda tõestanud. 26. aasta 8. mail jõuab vandekohus otsuseni 4 alles jäänud süüdistatava suhtes. Florida Osarik versus Isai Jermaine Chance. Kohtuasja number 24 CF 1968, kohtujaoskond 1, otsuse vorm. Meie, vandekohus, leiame järgmist esimese süüdistuspunkti kohta. Ohver, Charles Jones. Süüdistatav on süüdi esimese astme mõrvas, nagu süüdistuses esitatud. Florida Osarik versus Sean Andre Gathright. Kohtuasja number 24 CF 196C. Kohtujaoskond 1, otsuse vorm. Meie, vandekohus, leiame järgmist esimese süüdistuspunkti kohta. Ohver, Charles Jones. Süüdistatav on süüdi esimese astme mõrvas, nagu süüdistuses esitatud. Florida Osarik versus Rashad Trayvon Murphy. Kohtuasja number 24 CF 196D. Kohtujaoskond 1, otsuse vorm. Meie, vandekohus, leiame järgmist esimese süüdistuspunkti kohta. Ohver, Charles Jones.
süüdistatav on süügi esimese astme mõrvas, nagu süüdistuses esitatud. Florida osariik versus Davion Rashad Murphy. Kohtuasja number 24 CF 196E. Kohtujaoskond 1. Otsuse vorm. Meie, vandekohus, leiame järgmist esimese süüdistuspunkti kohta. Ohver. Charles Jones. Süüdistatav on süüdi esimese astme mõrvas, nagu süüdistuses esitatud. Isaiah Chance, Sean Gatreit, Rashad Murphy ja Davion Murphy seisid silmitsi võimaliku surmanuhtlusega. Kuid pärast kohtuprotsessi karistusfaasi säästsid vandekohtunikud kõik 4 meest surmanuhtlusest. Selle asemel soovitavad nad karistuseks eluaegset vangistust ilma tingimisi vabastamise võimaluseta. Pärast nende süüdimõistmist naaseb Alicia Andrews kohtusaali, et kuulda oma karistust, kus ta seisab silmitsi Charles Jonesi emaga. Selle kaotuse trauma saadab mind iga päev. Ükski karistus ei too Charles Jonest mulle tagasi, kuid vastutusele võtmine on oluline. Alicia perekond saab teda näha. Nad saavad temaga rääkida. Tema saab oma last näha, aga mina ei saa oma last näha. Ma pean varsti talle kalmistule külla minema. Ma palun, et kohus mäletaks, et iga pealkirja taga on päris perekond, kes kannatab jäädavat kahju. Minu poja elu oli oluline. Ta ei olnud asendatav. Selle mõrva põhjustatud emotsionaalne laastatus ulatub palju kaugemale kohtusaalist ja mõjutab minu elu igavesti. Alicia otsustab oma kohtuotsuse kuulamisel mitte sõna võtta. Osarik nimetab juhtumi fakte äärmuslikeks ja väidab, et talle tuleks määrata seaduse järgi maksimaalne karistus, 15 aastat vangistust. Kaitse esitab siiski endiselt apellatsiooni uueks kohtuprotsessiks. Seetõttu palusid nad üllatuslikult kohtul arvestada talle juba kantud vangistusaega ning määrata sellele järgnev 5-aastane katseaeg. Kuid kohtunik asub prokuratuuri poolele. Seega, olles ilmselgelt läbi vaadanud kohtuprotsessi protokollid, kohtutoimiku, kogu selle juhtumi tõendid, eelvangistuse uurimisaruande, advokaatide argumendid ja kohtuotsuse, määrab kohus süüdistatava süüdi, mõistes talle 15 aastat Florida osariigi vanglas. Teil on 30 päeva aega, et otsuse ja karistuse peale edasi kaevata. Kui te ei saa endale advokaati lubada, määratakse teile esindaja. Selle salvestuse seisuga viibib Alicia Andrews endiselt Hillsborough maakonna vanglas, oodates üleviimist Florida osariigi vanglasse. Mis puudutab Isaiah Chance'i, Sean Gatreitit, Davion Murphyt ja Rashad Murphyt, siis kõiki 4 süüdistatavat ootab eluaegne vanglakaristus ilma tingimisi vabastamise võimaluseta 2026 aasta juunis. Aitäh, et ühinesite minuga selle episoodi jooksul. Mina olen Elisabeth Milner ja kohtume teiega siin taas järgmisel nädalal uue naiskurjategijaga.